Tere õhtust Eestimaa, tere õhtust Soomemaa, tere õhtust kosmos ja galaktika. Mida suuremas hulluses on meie ümber maailm, seda rohkem sind igapäevaselt segadusse aetakse. Kui sa kuulad täna selle loo ilusti lõpuni, siis sa mõistad minu teadaande erakordsust. Täna käsitlen ma globaalse moehaiguse kliiniliselt tõestatud ravimeetodit ja profülaktilist võitlust Mehhiko õlleviiruse ägeda respiratoorse sündroomi vastu. Aga esiteks, teeme kohe alguses asja selgeks. Mina olen Mehhiko õlleviiruse erinevatest vormidest teadlik juba 30 aastat. Olen sellest ka varem kirjutanud ja rääkinud. Teiseks, maski olen ma kandnud erinevates olukordades. Näiteks eelmisel aastal Peruu totaalses karantiinis, kus sõjavägi oli tänaval seda kõike kontrollimas. Mehhiko turgudel ja teatud juhtudel supermarketites ja siin Guatemalas vastavalt situatsioonidele. Mis tähendab seda, et selle moodsa viiruse olemasolu mina ei eita. Samuti pole ma teatud situatsioonides maskivastane, välja arvatud juhtudel, kus see läheb vastuollu loogikaga ja oludes, kus valitsused võtavad läbi poliitilise manipulatsiooni vastu ebaadekvaatseid otsuseid. Ja nüüd teema enda juurde. Mul on teile täna väga ekstreemse sisuga teade Mehhiko õlleviiruse profülaktika ja ravimise kuvandis. Kuna spetsiifilisi Mehhiko õlleviiruse vastaseid ravimeid pole veel leiutatud, siis tundub olevat võimatu leida preparaati, mis oleks farmakoloogiliselt tugev viirusvastane toime. Või millel oleks see toime? Millel oleks kasulikke mõjusid Mehhiko õlleviiruse patofüsioloogia ja organismi patoloogiliste protsesside funktsioonidele. Tänaseks seda nagu ametlikult veel leiutatud ei ole, mitte keegi pole sellest rääkinud isegi ega teada andnud. Samuti on raske leida toetavaid ravimeetodeid, kuna Mehhiko õlleviiruse sümptomid on väga erinevad ja need ulatavad kergetest sümptomitest, niisama nohu ja tatitõbi, kuni raskete surmaga lõpevate komplikatsioonideni, ehk siis vanas mõistes kopsupõletikud, astmad ja nii edasi. See kõik on tõsi, kuid samas pole selles tões mingit uudist ega erakordsust, vaid nüüd on lihtsalt 2x2 kuus, mitte enam 4. Kuid kas see kõik on nii? Ma ütlen teile, ei ole. Ja sissejuhatuseks. Kui me jälgime Terviseameti tegevust, meie valitsuse käitumist ja meedia manipulatsiooni Mehhiko õlleviiruse kontekstis, siis mida me märkame? Ja me märkame seda kõike juba terve aasta aega päevast päeva. Me märkame 2 suunda. Esiteks testide ja vaktsiinidega seonduv ja nüüd siis vaktsineerimisega seonduv. See lõputu ja lausa kuritegelik ühesuunaline ajupesu. Sellel ei ole otsa ega äärt. Ja kõik te märkate seda. Teiseks, digitaalne jälgimine, jälitamine, uus maailmakord ehk kõik sellega seonduv. Ehk siis digitaalne koonduslaager, nagu mina seda kutsun ja paljud teised ka juba. Aga mida me ei märka? Me ei märka arutelusid ega soovitusi. Ei mitte mingit suundumust kliiniliste uuringute kontekstis. Missugused võiksid olla potentsiaalsed preparaadid või ravimid Mehhiko õlleviiruse ennetamiseks ja raviks? Sellest ei tee mitte hiirga piuksu. Ja kas te kujutate ette, mis siis juhtuks, kui täna oleks olemas Mehhiko õlleviiruse reaalne ravim? Et selline ravim, mis siis raviks selle ilusti välja või siis profülaktika mõttes ennetuse põhimõttel. Ja fantaasiad võime lennutada äärmusest äärmuseni. Aga mis te arvate, mis siis juhtub vaktsiinidega, mis juhtub testide ja maskide kandmisega? Mis siis juhtub, kui enam seda viirust ei ole, seda moehaigust? Ja mis juhtub meditsiinisektoriga, kui Mehhiko õlleviirus kaob orbiidilt? Igavene jama, eks ju. Ja taustaks veel nii palju, et vaktsiini tootmise sektoris käib praegu maailmas meeletu konkurents vana sektori ja uue nanotehnoloogial põhinevate preparaatide leiutate ning väljatöötajate vahel. Just nanotehnoloogia tuleb mängu. Mis tähendab seda, et kui miljonid ja miljardid investeeritakse praegust nanotehnoloogiasse ja nende vaktsiinide uuringutesse, siis Mehhiko õlleviirusel ei tule kunagi ei lõppu ega äärt. Sellega on arvestatud.
Kõige selle taustal on mul rahvale üks väga tore ja huvitav sõnum. Kuid kõigepealt peate mõistma, et vaktsiinitootjatel ja teaduspõhisel meditsiinil on vaid üks äriplaan. Ja see tähendab seda, et mida rohkem patsiente, seda suurem kasum. Ehk mida rohkem haigeid, seda suurem sissetulek. Nii nagu tubakasektoris on, mida rohkem suitsetajad, seda kasumlikum on tubaka tootmine. Ja sellest peaksite te kõik väga hästi nüüd aru saama, et tegelikult on kõik puhas business. Mis tähendab seda, et teie hea ja tugev tervis pole absoluutselt meditsiinitööstuse tegevuse ja äriplaani huvides. Mida rohkem olete te haige, seda kasulikum on kõigele sellele krimplile. Ja mida te arvate? Kui me muudaksime kõik koos seda mõttelaadi ja suhtumist, eelkõige aga iseenese tervise tugevdamist läbi heaolumustrite. Ja minu erakordne teade sisaldab revolutsioonilist uudist tegelikult. Ma olen saanud oma valdusesse kliinilised uuringud Mehhiko õlleviiruse ravipreparaadist. Võib-olla see ei ole isegi preparaat, ei ole õige nimetus. Võib-olla siis ütleks, et ravimeetodist, mis toimib nii profülaktika kui ravimina. Võin siinkohal kinnitada, et selle kliinilise uuringu taga on tegu maailma juhtivate biomeditsiini ja biotehnoloogia teadlastega. See uuring on kinnitatud ja ametlikus versioonis formuleeritud. Seega ei mingit minupoolset isetegevust ega kusagilt fake news kanalitest ammutatud infot. Kui ma eile need materjalid sain ja terve päeva nendega tutvusin, olin ma lõpuks meeletus hämmingus. See suur pilt, mis täna tegelikult meditsiinis toimub, on õõvastav. Uskuge mind, see on õõvastav. Mind hämmastab see, miks ei täideta Eestis meditsiinis Hippokratese eetikavannet. Miks ei täideta vande all antud kohustusi? Kas vandes antud jõud ja otsustusvõime on Bilderbergide surve tagajärjel haitunud? Hei tohtrid ja teaduspõhised. Kas te olete unustanud sõnad? Ma korraldan haigete eluviisi nende kasuks parema võime ja otsuse järele. Aga kõik, mis kahjustab või vigastab haiget, tahan neilt eemal hoida. Pühalt ja puhtalt tahan ma oma elu ja meie kunsti säilitada. Hei tohtrid, kas te olete unustanud need sõnad või? Ja selleks, et minu infot saatanlikud jõud ära ei nulliks, olen otsustanud selle avaldada nii kiiresti kui võimalik lähitulevikus. Kuid ma teen seda kõikidele huvilistele korraga. Ma võin selle avaldada kohe praegust, aga võin selle avaldada homme või ülehomme. Probleem on nimelt selles, et ma ei saa seda tilgutada kuidagi niisama lihtsalt ringlusesse. Kuna Bilderbergide teaduspõhine sektor leiab mistahes meetodi selle info leviku takistamiseks või ära nullimiseks. Ma ei tea täpselt, kuidas see võib toimuma hakata, kuid ma oletan, et ei olen valmis kõigeks. Minu jaoks on seejuures oluliselt 2 faktorit. Esiteks, ma avaldan selle kogukonnale, mis pole vähem kui 5000 inimest. See arv võib koguneda kas minu YouTube'i kanalisse tellijate jälgijatena, kuid samas oleks parem, kui see toimuks Ajumudi ja Telegram kanalis, kus on selle info annuleerimine peale selle avaldamist võimatu. Ja ma mõtlesin, et võiks isegi luua uue Telegram kanali, mida ma ilmselt ka teen selleks, sest uskuge, see info on sedavõrd revolutsiooniline, mis muudab meie maailma, meie igapäevast elu, meie tänast ja homset. Ja see väärib absoluutselt autonoomset lähenemist. Ma tahtsin öelda anonüümset, autonoomset, ehk siis personaalset ja iseseisvalt lähenemist ja käsitlemist. Ja ma võin kinnitada, et tegu pole mingi järjekordse ninaspreiga või laste kakapotiga ümber kaela. Suures plaanis on tegu sedavõrd põhjaliku teemaga, mida Eesti avalikkuse ja avatud meditsiinilise inforuumi ees on hoitud teadlikult saladuses. Ma arvan, et isegi paljud teavad seda, on kuulnud, aga see on lihtsalt põrand all hoitud. Kinnitan seda, et kõik, mida ma räägin, on õige ja kinnitatud kliinilistes uuringutes. Nüüd juba siis just hiljuti välja antud ja see on antud siis välja maailma juhtivate professorite ja teadlaste poolt.
käesoleva aasta numbriga muide. Ja veel, millega peaksime me täna kõik arvestama? Kes iganes otsustas selle moehaiguse loojaks, kus iganes laboris selle loomine toimus või tekkis või tuli see loodusest, de facto, see viirus tuli selleks, et jääda. Nüüd on meil selge, see ei kao mitte kuhugile. Tulevad uued mutatsioonid, tulevad Lähis-Ida versioonid, tulevad Afrika versioonid, ma ei tea, Lõuna-Ameerika versioonid ja mis iganes. Ja selle viiruse taustal muudetakse kogu senine maailmakord, nagu te juba näete. Et peab päris pime olema, kui seda ei märka enam. Ja samuti muudetakse kõik varasem normaalsus uueks ebanormaalsuseks. No seda te märkate ka nüüd iga päev juba. Ja kui te olete valmis seda infot vastu võtma, siis jagage võimalikult paljudele minu teadannet ja seda videot. Minu eesmärk on anda edasi maksimaalselt paljudele inimestele see sõna otseses mõttes maailma muutev info. See muudab sinu ja minu ja kõikide meie lähedaste elu. Ja kuniks toimub siis nii-öelda huviliste koondumine, pean ma paralleelselt dialoogi need kliiniliste uuringute läbi viinud professorite ja teadlastega. Mul on nendega otsekontaktid. Ja ma tahan seda teha maksimaalselt täiuslikult, seda avalikustamist. Ja pole välistatud ka elektroonilise infopülletani koostamine. Kõik oleneb sellest, kui palju huvilisi kokku tuleb ja kui võimsalt ja kui suures nii-öelda rahva kogukonnas ma saan seda avaldada. Ja kui me avame koos selle hästi ja ära peidetud rahva ees varjatud kullalaeka, siis me oleme teinud väga suure sammu inimeste rahvatervise tugevdamise suunas. Ja võitluses selle moodsa Mehhiko õlleviiruse vastu. Selline oli täna minu sõnum ja sellega ma lõpetan. Ajumudija, Guatemala, 4. mai 2021. Ma tänan teid kõiki kuulamast lõpuni ja kui te tahate tõesti oma tervist hoida ja säilitada ja hoiduda sellest moodsast haigusest ja juhul, kui see isegi siis nii-öelda nakkus toimub, siis te teate, kuidas seda ravida, siis jagage palun seda infot ja peagi kohtume. Aitäh teile kõigile, ilusat kevadet, meelsat olekut ja rõõmu ja nii edasi.